Lugupeetavad eelarve kontrollikomisjoni liikmed, lugupeetud kutsutud külalised, ettepanek on kinnitada selle töönädala eelarve kontrollikomisjoni päevakord, et arutada olukorda esmaspäevana elektriturul, mõju riigieelarvele ja kolmapäeval arutada kõrghariduse rahastamisega seonduvat ja ka siis valitsuse plaane eelarve kulutuste muutmise osas, nagu ka haridusminister on öelnud. Kui see on vastuvõetav, siis ma loeksin päevakorra kinnitatuks. Ja meil on praegu siis intensiivne elektrišokk seoses kasvanud tarbimisega ja muude põhjustega on elektriturul. Ja selles kontekstis on mõistlik vaadata, mis siis on need mõjud sellega seoses, mida on lühiajaliselt võimalik teha, milliseid järeldusi teha pikaajaliselt sellest olukorrast praegu elektriturul. Meie hinnapiirkonnas, mis vähemalt avalike andmete järgi, ma saan aru, olukord on selline, et kui meil oli 2022. aasta alul, kus oli see elektrišokk, mõjus ka väga järsult ühiskonnale, siis oli meil tegelikkuses, kui me võrdleme jaanuari ja veebruari referentshindu vastavalt 22 jaanuar, ja tõsi, praegu on veebruar alles keskel, eks ole, aga siis me näeme, et Eesti hinnatsoonis on need hinnad lausa kõrgemad praegu, kui nad olid siis 4 aasta tagant. Ja meil on palutud siis Kliimaministeeriumi rohereformi asekantsler proua Kristi Klaas, energeetikaosakonna juhataja Rein Vaks, Eesti Energia juhatuse esimees härra Andrus Troiko, Teaduste Akadeemia energeetikakomisjoni esimees energeetikakomisjoni liige härra Arvi Hamburg, Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehatroonika instituudi professor Argo Rosin, Tehnikaülikooli energiatehnoloogia instituudi direktor härra Konist ja Teaduste Akadeemia energeetikakomisjoni esimees härra Jaak Aaviksoo on palutud tänasel arutelul ekspertidena ja turuosaliste poolt ja ka siis ministeeriumiga poliitika poolt. Ja ma annaksin siis kõigepealt sõna valitsuse esindajale, või siis ministeeriumi esindajale proua Kristi Klaasile või tegelikult siis, et kas siis ja samuti härra Vaksile, et kas tegelikult praegu elektriturul see tarbimisega seonduv, et kuidas valitsus seda hindab, kas kavandab ka mingisuguseid võimalikke leevendusmeetmeid nii-öelda hinnašoki oludes või kui palju see praegu mõjutab siis ka ühiskonda ja kas need nii-öelda on mingeid erakorralisi asjaolusid seoses ka selle energiašokiga aset leidnud, mida valitsus peab oluliseks informeerida, kas need toovad kaasa ka mingeid poliitika või tegevuste korrektsiooni? Ja, aitäh, lugupeetud komisjoni esimees. Jaanuarikuu elektribörsi hind oli kõrge, natuke alla 200 euro megavatt-tunnist, nõus, see on kõrge hind. Siin on oluline aru saada, et ka ilmad on olnud hästi jahedad, mis tähendab, et meie tarbimised on olnud hästi kõrged ja nõudlus elektril on väga suur. Saavutasime siin ka ju lähiajal rekordi elektri tarbimisest 1723 megavatt. Ja ma arvan, et see suund, mida täna valitsus on võtnud selleks, et seda küsimust adresseerida tervikuna, on juba pikka aega selline olnud, et mida rohkem on meil koha peal tootmisvõimsuseid, seda parem. Ja viimane versioon siis energiamajanduse arengukavast, mis valitsus ka heaks kiidetud sai, täpselt selle fookuse ka täiendavalt meil ette seab. Rohkem kohalikke võimsuseid, rohkem ühendusi ka naabrite juurde. Ja siin on hästi tähtis ka ära mainida, et ei ole Eestis üldse erandlik olukord antud olukorras, et hind on igal pool meil praegu kõrge, et isegi nendes piirkondades, kus tavaliselt on hind hästi madal. Ja külmad ilmad ja suur nõudlus seda niimoodi teeb ja näha on, et nii Rootsi kui ka Soome on selle sama hinna küsimusega väga tugevalt siin muret nägemas ja vastavaid otsuseid tegemas, nii et ma arvan, et hästi lühidalt niimoodi, mida valitsuse poolt on vaja teha ja mida me teeme, on väga selgelt ENMAK-is meil kirjas ja oleme selle sisu ju kõigi turuosastega hästi laialt läbi vajunud ja läbi õrgatanud, nii et selle pinnalt me enda järgnevaid tegemusi ka teeme, et lähiajal püüame edasi liikuda taastuvenergia vähempakkumisega valitsuse tasandilt, et motiveerida uut maismaatuult turule tulema, see toob meil hinnad odavamaks
ja veelgi enam, eelmised vähempakkumised samamoodi on realiseerumisel ja toovad need võimsuseid turule juurde. Et sellise poliitikaga on kindlasti mõistlik edasi liikuda, veelgi enam. Ei ole ju ainult vaja meil taastuvenergiat, on meil vaja ka juhitavaid energiaallikaid, ka sellega me täna tegeleme. Eleringi hanke võitjatena tuleb juurde gaasielektriaamu, tuleb juurde salvestusseadmeid ja järgmised plaanid ka uute juhitavate võimsuste turule saamiseks on täiesti olemas. 35. aastaks tuletan meelde, ligi 1000 megavatti uut juhitavat võimsust on meil tarvis. Aitäh! Aitäh, ma annaksin järgmisena sõna siis härra Andrus Treikole, Eesti Energia juhatuse esimehele. Võib-olla te kirjeldaksite praegust olukorda oma vaates. Te 200 eurot megavatti kohta te pidasite silmas siis koos käibemaksuga, jah? Härra Vaks? Jah, täpselt. Arusaadav. Et milline härra Treiko siis teie, palju praegune see keskmine börsihind siis kujuneb, on juba veebruari keskpäevaks kujunenud, milline on see kogu veebruari prognoos? Ja kui palju juhitavaid võimsusi oli turul jaanuaris ja kas see vastas siis ka omaniku ootustega seatud juhitavate võimsuste lävendile, mis oli vist 1000 megavattine jaanuarikuus ja kui palju suudetakse siis veebruaris juhitavate võimsustega energiat tuuta? Härra Treiko, palun. Aitäh. Vastan siis küsimustele järjekorras. Jaanuari hind, siis Eesti Baltikum ilma käibemaksuta elektri börsi hind 154 Eestis, 152 siis Lätis, Leedus. See oli siis keskmine börsi hind. Ja kui me vaatame siis selle hinna kujunemist, et meid toetas siis Baltikumis eksport 30%, Eestis eksport toetas meid 40%, see selgelt näitab, et võimsustest jääb puudu sellel külmal ajal kõikidest võimsustest, kuigi pean tunnistama, et osad põlevkiviplokid ikkagi turule ei pääsenud selle hindade juures, nii et selles mõttes, et siin on see valem veidi keerulisem. Kõige suurem, kui me vaatame, lasen ka siit ringi käia, siis saartalituse leping, siin võin ka näidata seda hiljem, et kuidas me täitsime, punane viirutatud osa on siis see, kus me ei täitnud, ehk Auvere elektrijaama riknemisega tekkisid puudujäägid, aga umbes 850 megavatti põlevkivijaamasid oli jaanuarikuus ja ka praegu saadaval. Tänaseks siis 5. veebruari seisuga on Auvere tagasi rivis. Rikkeid töötavatel vanematel plokkidel tuleb väga tihti ette. Ka täna ma võin öelda, et me töötame 4 katla lekkega, mis on ülekuumendite lekked. Planeerime, millal me saame selle remondi võtta. Sisuliselt üks lekke ülekuumendis võtab nädala ühel katlal, nii et see on siis tänane see seisukord. Aga paljude varade olemasolu võimaldab siiski selle saartalituse normi ära täita. Auvere riknemisega oli see raskem, kuna väljas oli 270 megavatti. Et selle graafiku pealt on ka näha siis need puudujäägid. Loomulikult sellega kaasneb Eesti Energiale ka trahv saartalituse meetmest, aga teistpidi siiski saartalitusmeede on loodud selleks, et me turult teeniksime võimalikult palju ka nii-öelda tulu nende plokkide käitumiseks, et see saartalituse meede oleks väiksem. Võtsin ka välja siin 2026 reservtunnid ja töötunnid, et suurema töökoormuse said siis jaanuarikuus ja ka praegu veebruarikuus siis keevkihtkateldel põhinevad hübriidplokid, kus on ka biomassi osalus, nii et siis see on siis Auvere 8. plokk Eesti elektrijaamast ja siis Balti elektrijaam, mis siis ka samal ajal aitab Narva linna küttele. Ehk need on siis kõige konkurentsivõimelised plokid. Teiste plokkide puhul on tegelikult ikkagi küsimus, et ülikõrgete hindade puhul nad pääsevad turule, muidu nad on reservis. Et näiteks 5. plokk, mis on meil on perioodil olnud reservis 495 tundi, mis on sisuliselt pool ajast on ta seisnud reservis, ta töökindlus on olemas, aga nad ei ole ka töös olnud, nii et siin on selline nii-öelda turuloogikast lähtuv tegevus. Meie loomulikult püüame maksimaalselt turule panna, aga selliste plokkpakkumistega kogu aeg ikkagi turule ei saa. Kindlasti küsite ka, ennetan siis küsimuse meie maja hinnang siis Auverele. Auvere seismine tänu sellele müüritise rikkele
mis oli siis 9. jaanuarist kuni 5. veebruarini. Meie hinnangul modelleerides on see umbes 17 eurot megavatt-tund. Ja kui me võtsime siis selle kokku siis rahaliselt, et siis selle hetke Eesti tarbimine oli 878 gigavatt-tundi, sellest 30% inimesed on siis spotil või tarbijatest, mitte inimesed. See on siis 263 gigavatt-tundi ja see annab siis umbes 4,5 miljonit eurot ühiskonnale kulu. Loomulikult see on lihtsustatud arvutus, ei pretendeeri täpsusele, aga see on siis selline börsi hinnal olevate inimeste lisandunud kulu Auverest. See üks ühele ei ole modelleeritav, see on tagantjärgi tarkus, tegelikult turuseisu me ei tea. Vaadates tänast seisu, kui Auver on turul, elektri hinna keskmine on kõrgem kui jaanuaris, nii et selles mõttes, et Auvere võimekus tänases elektridefitsiidis siiski hinda määrata on väga madal. Aga põlevkiviblokkides siis täna on kõik töös, välja arvatud paar leket, mis me peame kõrvaldama. Need me teeme siis planeeritud koos Eleringiga ja et mitte saartalituse võimekust vähendada. Mis siis veebruari poole pealt ja jaanuari poole pealt juurde ma ütleksin, kuna küsimus oli, et mis siis nagu hinda määras Eestis ja tervikuna Baltikumis kõige rohkem hoidis hinna tõusu ära tuuleenergia. Kui vaadata siis Baltikumi mahtusid, see ühe jaanuari kuu osas ma toon mõne numbri siia, väga raske on jälgida, saan aru. Aga kokku tarbiti Baltikumis 3,1 teravatt-tundi elektrienergiat sellel perioodil ehk jaanuari kuu. Hind loomulikult oli siis 152-154 selles piirkonnas. Tuult toodeti siis 663 gigavatt-tundi ja tuule keskmine hind on 131 eurot megavatt-tundi. See on ainukene vara, mis keskmist hinda alla viis. Kõik teised varad tõstsid tegelikult turul hinda. Import oli 163,5 ehk import tasakaalustas seda järgmist hinnatõusu. Selles mõttes, et on väga selge eelis. Ja siis põlevkivi hoidis seda hinda seal 179 euro peal sellise kaalutud keskmise hinnana. Näiteks hüdropump jaam Leedus peaosas on 225 eurot megavatt-tund. Et selline on see hinnakujunemismehhanism, et on väga dünaamiline. Ja loomulikult kõige suurem hulk oli siis gaasiküttel, millele panustab Läti väga palju ja Leedu ka. See on siis 732 gigavatt-tundi, selle hind oli 175. Et selle dünaamika, kes tegelikult see jaanuari hind moodustab, et midagi ei ole teha, faktid näitavad, et siin on see küsimus, et kui on tuul olemas, siis see on väga selge, mis viib ka jaanuaris hinna alla. Nii et oli suuruselt teine toodanguliik Baltikumis võrreldes muude tootmisvarade. Rohkem kui põlevkivi tootis tuul elektrit terve Baltikumi peale. Võin tuua ka riikide vaates, aga siit siis see dünaamika elektriturul. Usun, et varustuskindlusega probleeme ei olnud. Sel perioodil oli väga palju juhitavaid jaamasid, nii gaasiturbiine kui ka pöörlevat generaatorit oli palju. Et selles osas olid asjad korras, välja arvatud siis see üks hetk, kui Estlingid välja lülitusid, et see oli selline hea test, aga süsteem säilitas stabiilsuse ja näitab, et varustuskindluse võimekus on meil olemas, eriti kui töötavad põlevkivijaamad ja gaasiturbiinid, et siis sellega probleeme ei ole. Et tervikuna ma usun, et praegu, kui tarbimine jätkub samas mastaabis, veebruari keskmine hind on kõrgem ja seda tänu sellele, et tuuleenergiat on turul vähem. Teist poolt veebruarist ei oska öelda, tuul hakkab tõusma, nii et ütleme, tervet kuud on raske ennustada. Usun, et ta tuleb samasse suurusjärku. Aga praeguse esimese veebruari poole osas on hind meil ju tegelikult 200 ilma käibmaksuta, nii et ta on veerandi võrra kõrgem juba ja see on tänu suureti sellele, et Auver on küll tagasi, aga tuuleenergia vähesus viib keskmist hinda jõuliselt üles. Ma loodan, et sellega ma vastasin küsimustele. Selge, aitäh. Et see on praegu jooksva olukorra fikseerimine. Ja mul on küsimus nüüd laiemalt ja siis kuulaks ka ekspertide seisukohad ära, et proua
klaas, et nüüd on kõlenud, üks asi on nüüd meie elektriturul jooksvalt toimuva, teine on tegelikult ka siis emissioonikaubanduse süsteemi reformimise osas on Euroopa Liidus vägagi vitaalne poleemika alanud. Et milline on praegu ETS-süsteemi osas valitsuse seisukoht, et kas seda ETS üks asi on ETS2 süsteemi küsimused, aga teine on ka olemasoleva ETS-süsteemi võimalik muutmine, reformimine, et milline on valitsuse, kui valitsusel on niisugust seisukohta kujundatud ETS-süsteemi osas siis elektriturgu vaatavalt. Ja aitäh, tere pealelõunat on vist, pealelõunat. Euroopa Liidus laiemalt arutatakse siis ütleme võib-olla kliimapoliitikast lähtudes, et mis peaks olema 2030 pluss kogu lähenemine, et mismoodi seda süsteemi üles ehitada. Ja teisest küljest väga aktiivne arutelu on siis konkurentsi Euroopa Liidu tööstuse konkurentsivõime üle, et milliseid tegevusi selleks tuleb ette näha. Ja nüüd, mis seda esimest poolt puudutab kliimapoliitika 2030 pluss raamistikku, selles kontekstis Euroopa Komisjon suvel pakub välja ka ETS1 siis direktiivi avamise näol, kuidas seda süsteemi reformida või nii-öelda seda süsteemi siis üles ehitada võiks selleks, et siis 2040 ja 50 aasta eesmärkide suunas liikuda. Ja ütleme, see ETSi direktiiv puudutab tegelikult nii seda ETS1 kui siis seda ETS2 süsteemi. Ja seal nüüd tõepoolest need arutelud, mis toimusid ülemkogul ja need, mis on toimunud varasemalt ka keskkonna- ja kliimaministrite poolt, on just selles kontekstis, et milliseid samme meil on vaja teha selleks, et Euroopa Liidu tööstuse konkurentsivõimet tõsta. Et seal on väga mitmeid elemente. Ühest küljest nii see, mis puudutab siis laiemalt heitkogustega kauplemise süsteemi, mis ajani on kättesaadavad tasuta ühikud, milline peaks olema selle ühikute hind, kui kiiresti need siis tasuta ühikute kogus siis ajas vähenema peaks. Ja teiselt poolt siis ka, et konkurentsivõime tõstmise poole pealt, et üks on heitkoguste kauplemissüsteemi ülesehitus ja reform, aga teine on ka see, et mida laiemalt siis konkurentsivõime tõstmiseks tegema peab, et see puudutab siis nii tööstuse valdkonna planeeringuid, riigihankeid, reeglite lihtsustamisi selleks, et oleks võimalik kiiremini siis tootmisi ka püsti panna just nende puhaste tehnoloogiate rajamisel siis eelist muu kolmanda maailma ees saada. Ja kui nüüd vaadata Eesti seisukohti, siis meil on Eesti seisukohad viimati siis heitkogustega kauplemissüsteemi kohta kinnitatud jaanuaris 2022. Ja seal ütleme, et meil on mitmeid punkte selle seisukohtades, aga üks, mis on nagu väga selgelt, läheb ka praeguste diskussioonidega kokku, on see, et peavad olema kasutusele võetud täiendavad meetmed hinnakõikumise stabiliseerimiseks. Ja see on ka tegelikult sama aspekt, mida siis ETS2 puhul tegelikult me ka viimastel riiklikel seisukohtade kinnitamisel aluseks võtsime, et hind selleks, et me suudaksime investeeringuid teha, peab olema hind etteaimatav. Et kui ta kõigub liigselt, et siis on keeruline neid ettevõtte vaatest neid investeeringuid teha. Ja teisest küljest siis ka see, et millised on need tootmised, mis siis Euroopa Liidu konkurentsivõime tõstmiseks ja hoidmiseks vajalikud on. Et mis on need kui me räägime laiemalt nagu tootegruppidest, et millised on need, et ilma milleta me tegelikult ka seda puhastööstust üles ehitada ei saa. Ja seal ei ole mõistlik seda suunata siis selleks, et niimoodi, et me pigem siis kolmandatest riikidest neid toorainet sisse peaksime tooma, et pigem vastupidi, et kuidas ta sõltuvust siis kolmandate riikide toormest vähendada. Nii et
ütleme, riigi seisukohad on meil igati kooskõlas selle diskussiooniga, mis praegu Euroopa Liidus, ma ütleks, alles algamas on. Et kindlasti, kui ETSI direktiiv siin juuli lõpus eeldatavasti avatakse, siis kindlasti see diskussioon läheb detailsemaks. Nii et selles osas, kui vaja, siis saame ka riiklikke seisukohti täiendada või muuta. Aitäh! Aitäh, ma annaksin praegu sõna esimesena härra Rosin, teadest ta peab lahkuma veidi aja pärast, et härra Rosinale, et mis on teie seisukoht, härra Rosin, ETS-süsteemi osas, aga ka seisukoht, mis puudutab praeguste olukorda elektriturul ja võimalikke korrektsioonivajadusi või tähelepanekuid selle hüppelise energia tarbimisest ja ka varustus või ütleme tootmise puudujääkist tingitud hinnašoki osas. Härra Rosin, palun. No ma arvan, et ma seda ETS-süsteemi väga ei tahaks hetkel puudutada, aga minu seisukoht on selline, et vähendada ikkagi CO2 hinna mõju nendel tundidel, ehk meil on vaja juhitavat võimsust, mis oleks võimalikult madalat CO2 hinnaga. Et me küll võime lisada neid akusid ja energiasalvestid, aga nad ei too mitte niivõrd hinda alla, vaid nad ühtlustavad, optimeerivad hinda. Ehk see väljendub kuskil teistes kuludes. Aga meil on vaja seda defitsiiti vähendada. Ma loodan, et see oli piisav vastus. Aitäh, ma annaksin nüüd sõna Jaak Aaviksoole, ka nii-öelda siis selle olukorda hindamiseks praegu siis Teaduste Akadeemia energeetikakomisjoni juhi rollis. Härra Aaviksoo, palun. Aitäh! Ega me nüüd seda hetkeseisu komisjonis arutanud ei ole, seetõttu väljendan pigem seda varasemaid arutelusid ja seisukohti. Aga võib-olla ennem teeksin paar märkust, et tegelikult on päris üllatav, et Vabariigi Valitsuse seisukohad ETSI suhtes on aastast 2022, et sellest on möödas üle 3 aasta väga dünaamilist ja vastuolulist arengut, seisukohavõtte erinevate turuosaliste poolt Euroopas ja Eestis. Ja Vabariigi Valitsus ei ole selle 4 aasta jooksul ei ole oma seisukohta muutnud ega pidanud vajalikuks seda korrigeerida. See mind tegelikult üllatas, et see seis niisugune on. Teine niisugune tähelepanek, mida ma siin härra Tureiko poolt kuulsin, et põlevkivi ja gaas tulid siis jaanuaris enam-vähem 170-180 vahel turule. Ma hindan, et sealt umbes siis no ütleme kolmandik kuni pool, või ma täpselt ei oska nüüd öelda, eks ole, on siis see sama ETSI hind või CO2 hind. Et kui see tõepoolest nii on, no siis meil ju selle probleemi olemus on ju täiesti ilmselgelt laua peal. Ega siin midagi pikalt arutada ei olegi ja kui see perspektiiv ette nähtavas tulevikus ka igasuguseid investeeringuid või nii-öelda püsitootmisvõimsusi puudutab, siis ega siin mingit muutust ei tule. Kust see muutus saab tulla, eks ole? Et kui me maksame seda ETSI raha ja siis kui seda tohutult odavat energiat ei ole, siis see jääb igavesest ajast igavesti niisugusele kohale, mis on 2 korda kallim kui Ameerikas ja 3 korda kallim kui Hiinas ja senikaua, kuni me selles küsimuses ei tee ratsionaalseid majanduslikke otsuseid, senikaua me peame lihtsalt arveid maksma, et mis siin ikka keerulist arutada. Ja nüüd, kui tulles võib-olla tagasi selle niisuguse laiema fooni juurde, siis ma saan aru, et jätkuvalt on siiski ettekujutus, et tuulikute suurem hulk muudaks kardinaalselt seda olukorda. Et see lahendus on just nagu see, et kuulutame veel, et kohe meil tuleb veel mingisugune pakkumine ja siis hakkavad asjad paranema. Et seda on väga raske uskuda. Mina ei ole näinud niisugust kalkulatsiooni, mis tõestaks, et kui Eestis oleks 2 korda rohkem neid ventilaatoreid, et siis oleks meil 20% energia odavam. Ja ma arvan, et seda tegelikult peaks tegema. Et kui meil see poliitika on selline, et me tahame turule tuua neid, et siis missugune on see kalkulatsioon, et hind tõepoolest märgatavalt alaneb pärast seda, kui lisaks turupõhisele rahastamisele tuleb veel maksumaksja panus nende erinevate pakkumiste kaudu juurde. Et see on nagu põhimõtteline küsimus, et hetkel ma ei näe, et olukord muutuks, kui see kliima tõepoolest ei soojene, et siis jääb nii nagu on.
Aitäh, härra Aaviksoo, niisuguse optimistliku vaate eest. Aga järgmisena ma annaksin sõna siis härra Alar Konistele, Tallinna Tehnikaülikooli Energeetikatehnoloogia Instituudi direktorile. Nii, aitäh. Siit on tegelikult väga hea jätkata. Et ma saan ainult veel täiendada eeskõnelejaid, et tänane suund on nüüd võetud siis gaasitarbimise suurendamisele, ehk me tahame kiireid juhitavaid võimsusi, mis hakkavad baseeruma maagaasil. Aga me unustame ära selle, et maagaas sõltub maailmaturu hindadest. Me unustame ära selle, et kui me oleme täna väga suures elektrisõltuvuses ja me viime nüüd elektritootmise gaasi peale, mis täna ei tohi tulla Venemaalt, me ei taha teda ka võib-olla Katarist või Saudi Araabiast, ja Ameerika tänased geopoliitilised võtted võib-olla meile ka väga ei sobi, et kas me tegelikult tahame seda teha. Siis me kuulsime siin ka neid hindasid, mis täna on, et isegi täna on põlevkivi energia hind konkurentsivõimeline gaasi hinnaga. Siis kui ma vaatan tänast Saksamaa energiatootmist ja ma näen, et baastootmine, ma jätan siin hüdro- ja biomassi välja, baseerub täna siis pruunsööl, ligniidil, kivisööl, maagaasil ja siis, kui nüüd siin on natukene meretuult, maismaatuult ja päikest, et siis tuleb ka sealt. Ja ütleme nii, et veebruarikuus enamus ajast ei ole suudetud enda energiatarbimise vajadust katta, et siis ei ole väga mõistlik minna nüüd seda niisugust energiasõltuvuse teed, et valida selleks maagaas, et me peaks vaatama siis ka, kuidas täna teevad teised riigid enda energiatootmist. Ja mul on hea meel, et me lõpuks oleme jõudnud sinnani, et me räägime täna juhitavatest võimsustest. Et ma tuletan meelde, et mõni aeg tagasi me ei rääkinud sellest, et meil on vaja juhitavaid võimsusi, rääkimata sellest, et meil oleks vaja mingisuguseid baastootmisvõimsusi, et tagada saartalitust. Et ma loodan, me jõuame nüüd lähiajal selleni ka, et me saame aru, et meil on vaja baaskoormust, me tegelikult peame siis sellest lähtuvalt ka enda elektrisüsteemi ja elektriturgu ka ümber disainima, sest täna me oleme teinud kõik selleks, et saaks see odav energia sinna võrku, kui me oleme ära unustanud, et kui seda odavat energiat ei ole, et siis see muu energia on nii kallis, et me peame tegelikult sellise kesktee leidma, et mismoodi on võimalik saavutada selline stabiilne hind, mida tarbijad suudavad maksta ja sellel on tegelikult ka täna siis tellija olemas, et on ju soovitatud hindu fikseerida ja ma saan aru, et täna väga suur osa ühiskonna inimestest soovib, et see hind oleks ikkagi prognoositav ja nad teavad, et mis see hind homme on ja mis ta on võib-olla aasta pärast ja 10 pärast. Et selles mõttes kindlasti tuleb juhitavatesse tootmisvõimsustesse investeerida. Nüüd minnes ajast tagasi rohkem kui 10 aastat, siis otsustati, et me uut Auvere teist plokki ei ehita. Ma julgen spekuleerida, aga ütleme nii, et kui täna oleks võib-olla 2 Auvere plokki, siis me võiks juba rääkida sellest, et Auvere võib-olla suudaksid turgu mõjutada. Kui neid oleks veel rohkem, siis me suudaks kindlasti. Ja me unustame täna ära selle, et me oleme pannud Eesti Energiale niisuguse ootuse, et vanade Zaporozhetsite ja Moskvitsitega nad peaksid pakkuma konkurentsivõimelist energiahinda. See ei ole võimalik. Esiteks kütusekulu on märkimisväärselt suurem, keskkonna ja saastetasud on oluliselt suuremad, rääkimata töökindlusest, et vanade seadmetega ei ole seda võimalik saavutada. Ja natukene ka siis tuhka pähe raputada omaaegsetele otsustele on see, et ka Auvere ehitati optimistlikult eeldusel, et seda ei lähe vaja. Seal oleks saanud neid riske maandada ka, et olles ehitanud uue ploki 2 katlaga. Täna on ehitatud 1 katel, 1 auruturbiin. Kui 1 katel läheks täna katki Auverel, kui need oleks 2, pool sellest tootmisvõimsusest jääks alles. Nii et täna on kahjuks see negatiivne kuvand sellel põlevkivitööstusel, aga tegelikult on olemas teadmised, tegelikult on olemas tehnoloogiad ja ütleme ka nii, et kui me tõesti 50 aasta pärast leiame, et põlevkivi ei ole vaja kasutada, on võimalik viia need samad põlevkivikatlad, Auvere jaamad teistele kütustele. On ta biomass, on ta nüüd siis, kui on palju vesinikku, saame üle viia ammoniaagile, aga meil on olemas juhitavad võimsused ja ma toon nüüd lõpp-paralleeli veel koroonakriisiga. Kõik lepped pidid kehtima, pidime saama reisida igale poole. Me ei saanud ei Soome, me ei saanud ei Lätti, rääkimata Ameerikast.
kui nüüd tuleb energiakriis, me unustame ära selle, et kõik Euroopa Liidu liikmed on lükanud edasi investeeringuid lootuses, et kas keegi teeb või see probleem laheneb iseenesest. Ja kui nüüd tuleb see energianälg, siis loota, et naaber aitab, kahjuks seda ei juhtu. Nii et teeme sellest lähtuvalt otsuseid. Aitäh! Nii, aitäh. Ma annaksin praegu järgmisena sõna professor Arvi Hamburgile. Palun. Aitäh. Ma jätkaks kahe eelkõneleja niisugust mõtet, et esimene asi on see, et me oleme 10 aastat rääkinud ja millestki unistanud ja mulle tundub, et täna me unistame nagu ikka edasi. Räägime, et tuul on odav ja paneme teda nagu juurde, et me võrdleme kaupa täiesti erineva kvaliteediga, et ühte kaupa saame kasutada meile tarbijale sobilikul ajal, tuult nagu väga ei kipu kasutama, eks on. Et see kuidagi tuleks nagu maa peale tuua, et eelmine aasta 25. aastal oli, kõik me mäletame neid väga omapäraseid arvamusi ja peaminister lõpetas diskussiooni ära, et arvude maagias ei maksa olla. Et see tähendab siis seda, et me nagu arvamuspõhiselt või ideoloogiast lähtudes kujundame seda energiapoliitikat. Mina nagu sellega nõus ei ole ja aru nagu sellest ei saa. Nüüd, et miks ma seda juttu räägin, et meil nagu ei ole nagu täna nagu väga palju midagi analüüsida, sellepärast, et kõigepealt peaksime nagu aru saama, et mis need põhjused on, et kus oleme sinna jõudnud ja teine on siis see, et mis need eeldused on, et siis nagu edasi nagu minna. Võime öelda, et NMAK 35 on üks eeldus, mida nüüd on tehtud ja kinnitatud ja valmis, et minu hinnangul on seal päris head loosungid, aga ühtegi teed, kuidas nende loosungite täitmiseni minna, ei ole. Ja tundub, et neid väga palju ei saa ka olema. Ja kui nüüd tuleme tänase päeva tagasi, et me nüüd räägime, et tuul nagu päästab edasi, et võtame siis lihtsalt niisugused Eleringi näited statistikast, et 1. jaanuarist kuni 15. veebruarini meil on tuulikuid kuskil 710 megavatti üleval, nende keskmine töövõimsus oli 135. See tähendab seda, et võimsuse kasutustegur on 0,2 ja maksimaalne oli tõesti palju, 578, aga minimaalne oli miinusega, järelikult mõnda tuulikutele vaja soojendada. Et paneme neid siis nagu rohkem, ega sellest nagu mitte midagi nagu ei tule, tuleb ainult see, et investeeringud lähevad suuremaks, tarbijal tuleb lihtsalt investeeringud kinni maksta, ega muud ei ole ju nagu, kuidas muidu saab olla. Ja päikesega väga palju siin ei ole parem, see on nagu arusaadav, et päikese võimsuse kasutustegur oli siis 0,008, ütleme 0,01, see tähendab siis 10%, isegi hästi mõned päiksed päevad olid ja tõesti veebruar on külmem ja ma ei tea, kas ta külmem on, täna on 3 kraadi külma ja tuulikud, vaatasin ühe ajal, tuulikud oli 1 megavatt, 700-st 1 megavatt oli tuulikuid töös, et kus me siis nagu sellega läheme edasi. Et mis nagu siis nagu, mis mõte, minul on nagu 4 mõtet, et mis me peaksime tegema. Esimene see, et me peaksime nüüd ikkagi selle sama jutu, mis me nüüd oleme mitu korda veeretanud, süsiniku kaubanduse ikkagi näitama üles initsiatiivi, mitte ütlema niimoodi, et me läheme kaasa sellega, mis keegi nagu toimetab. Aga muidugi siin on ka positiivne näide olemas, et maailm ja ka Euroopa on siiski juba nüüd ärganud, et nii edasi enam minna ei saa. Ju hakkab vaesus nagu väga kiirelt lähedale tulema. Nüüd me peaksime minema sellesse paati ja mitte olema pioneerid ja ütlema, et paneme edasi oma rada. Teine on Nord Pool. Nord Pooli turgu annaks kindlasti ka, kuidas öelda, vastavalt tänase defitsiidi olukorrale, kuidas tuunida. Ja ma olen nii häbematu, ütlen ka seda, et kui see ei anna, siis on võimalik ka leida teisi lahendusi väljapool Nord Pooli, aga siis me peaksime võib-olla lätlaste leedukatega kokku leppima vähemalt sellises piirkonnas.
kolmas on põlevkivienergeetika, et üks on nüüd see CO2 maksustamine, et Jaak ütles, et kolmandik ei, see on peaaegu pool on CO2 tasu, 80 € oli tonn, eks ole, nüüd on natuke kukkunud. Et pool on siis sellest hinnast, et see käib nagu selle CO2 börsi juurde, aga teine on ju see, et me oleme põlevkivitööstus ise siseriiklikult maksustanud, meil on 5 maksu. Eks ole, lugege need nüüd kõik need maksud kokku ja vaatame, teeme selle revisjoni ära, et kas see ikkagi tasub ära see 5 maksu panek, eks ole, selle põlevkivile. Ja nüüd lisame siis juurde, mis tuleb sellest taastuvast, on need samad varustuskindlused ja stabiilsused ja taastuvenergia tasud juurde. Et me oleme nii palju maksustanud põlevkivi, ma vaatasin, et maksukoormus on rohkem kui alkoholil või tubakal, et siis see elekter on ikka hirmus kaup küll, et tohi seda üldse nagu tarbida. Ja viimane on siis, mis teha, ega selliste arvetega ei ole ikkagi tavainimesel võimalik hakkama saada. Ja meeldib see või ei meeldi, aga mina leian küll seda, et meil on kriis, selgelt ja üheselt on kriis. Eelmise aasta jaanuarikuu hind oli pea 20 € madalam kui tänava aasta oma. On madalam ka sellest, kui meil oli üldteenus, sellest on ka hind kõrgem täna, eks ole, et meil kindlasti on, mida me kriisiks nagu nimetame, et kui, ma ei tea, surnud või võib-olla see on siis. Aga kindlasti tuleb nüüd, kuidas on see süsteem, et kas kõigile või osaliselt see süsteem on eeldatavasti läbi kohalike omavalitsuste mõeldav ja kus see raha tuleb, raha on täiendavad CO2 kvooditasud, mis on riigi eelarvesse laekunud, teiseks on, eks ole, aktsiis tõusnud, käibemaks on tõusnud, need allikad ju tegelikult on olemas ja me oleme ise selle ju tarbijate käest ära korjanud. Et minu soovitus on ikkagi see, et vaatame nagu reaalselt, mida meil nüüd vaja teha on, mõtleme kastist välja, ärme ütleme, et kõik on ette antud. Pooled reeglid me oleme ise ette pannud. Aitäh. Aitäh, lähme siis küsimuste juurde, see on väga tõsine probleemiring, avanes praegu siin mitmest tahust, aga ära las kõigepealt on, jah? Aitäh, et kõigepealt siis kommentaariks, et ma olen ka 100% selle seisukohal, et ideoloogiast lähtuvalt ei peaks energiapoliitikat kujundama. Kahjuks viimane 10 aastat on seda Eestis tehtud ja selle tõttu ei olegi lõpuks midagi tehtud. Need asjad on tegemata, mis oleks tootmisvõimsusi meil ei ole, kuigi me oleme ise olnud aastast 2003 oleme süsinikaubandussüsteemiga liitunud, aastast 2010 oleme Nord Poolil. Me teame väga hästi, millistele reeglitele me alla kirjutasime ja sellest lähtuvalt oleks pidanud olema ka tegutsemisviis ehk siis need investeerimiskeskkond, mis seda nõudis. Riigist lähtuvalt oleks ka siis need garantiisüsteemid pidanud rakendama, sest kui ütled A, siis sellele järgi tuleb B. Kui loogilised asjad on tegemata, siis me siia jõuame, kui me kogu aeg üksteisele teeme selle arutelu ideoloogiliseks. Aga ma nüüd tahaks küsida väikest selgitust Andrus Tureikolt, et kas te oskate kirjeldada, et kas ja kui suured olid siis, või õigemini, et kui suured olid siis need mahud, mis siis tõstsid selle, et kui siin 170 € põlevkivi ja gaas ja võib-olla miski oli ka üle 200 veidike, aga tegelikult olid ju meil siin keskmised või börsihind tuli 750 € megavatt-tund, täna on meil 420 euroseid megavatt-tunniga hindasid, et millised tootmised ja millises koguses siis seal turult puudu jääb, mis tõstavad need hinnad kahekordseks ka kõige nii ütelda mustema tööstuse hindadest. Et millised tööstused me siis sellist hinda pakuvad? Aitäh. Aitäh küsimuse eest. Jah, ega 15-minutiline kauplemistsükkel neid hinna volatiilsusi annab, et mis hetkel milline teema seal on. Näiteks täna hommikul, kui oli hind 400, küll praegu tuulikutes, nii nagu öeldud, on siin 0 Eestis ja Leedus on, kui ma vaatan, 50 megavatti, siis Leedus läks äkki 300 peale ühe tuulepuhanguga, et seda tuli ka süsteemis balansseerida. Et sellised anomaaliad süsteemis tegelikult hinnatippe mõjutavad, need on küll päeva sees, aga ette ennustamisel on seda väga raske nagu öelda. Ega rikkeid on mitmeid.
See on üks teema, teine on siis see, et pakkumine ja nõudlus, väga raske on ka ennustada seda nii-öelda. Tarbijate käitumine muutub võib-olla kõige jõulisemalt täna, sest et akusalvesti oma toodang, et selle asja ette ennustamine tarbimise poole pealt läheb suurema veaga tegelikult energiamüüjatele kogu aeg, see viib bilansienergia üles. Nii et selles mõttes ma ei oska täna vastust öelda. Kõrged üksikute tundide hinnad paratamatult jäävad. Nad kipuvad tihtipeale on hommikul siis selle tarbimise tipptunnil, kui see nii-öelda tarbimine läheb üles ja õhtul siis selle kojumineku ajal, et seal need tekivad. Ja see on elektrisüsteemi osa paratamatult. Mis selle vastu aitab, kindlasti baaskoormuse stabiilsus. Täna nii nagu välja toodud on, et baaskoormus ikkagi sõltub nii-öelda konkurentsivõimelisest baaskoormuse pakkumise hinnast. Võin välja tuua, et meil oli enne ka ukse taga siin juttu, et ütleme see gaasi teema, et kiirelt reageeriv gaasivõimsus on abiks nende tippude mahalõikamisel, selle tõttu portfellist peaks olema. Aga teine on ikkagi see, et kui meil on puudu täna sellisest konkurentsivõimeline hinnaga baaskoormus, siis hinnatipud paratamatult tulevad, siin ei ole mitte midagi teha, sest et paratamatult väga paljudel jaamadel on see stardi ja stopi aeg on pikk ja nad ei jõua reageerida sellistele tarbimise nõudlus tippudele, et siin kahjuks on väga raske öelda, mida siis nagu tegema peaks, ütleme selle nii-öelda 15-minutilise hinna osas. Aitab kindlasti konkurentsivõimelise hinnaga pakkujate pool ja seda on väga vähe. Minu eelmine jutt oli sellega seoses, et kui ma tõin välja, et tuul on kõige odavama nii-öelda marginaalkuluga, siis see vara aitab keskmist hinna all hoida. Ta ei aita hinnatippe vähendada nii-öelda, et selles mõttes, et meil on erinevad probleemid elektrisüsteemis, mida tuleb lahendada erinevate vahenditega, et ei ole sellist ühte lahendust sellele keerukale komplekssüsteemile. Nii et usun, et selline kombinatsioon konkurentsivõimelistest elektritootmisvaradest, mis ei ole puudujäägis, oleks see lahendus, nii et selle suunas tuleb liikuda. Millised need valikud on, sõltub väga palju energiapoliitikast, et siin käis ka enne läbi palju kordi see, et baaskoormuse või nii-öelda baasvarustuse Saksamaal ka see baseerub väga palju fossiilkütustel, et tegelikult ei ole alternatiive väga häid, et see on see üks põhjus. Teine, mis ma tahtsin öelda, et kui vaadata nii-öelda põlevkivi põhist tootmist, et täna ju, ma võin öelda minu karjääri jooksul, mis veel 3 aastat täis ei ole, ma täpselt numbrit teile öelda ei saa, aga olen kirjutanud alla hinnanud bilansis põlevkivivarasid 500 rohkem miljoni eest iga aasta, nii et tuleb ka see aasta, nii et kui meil ei ole käsikäes ei käi investeerimise front ja siis nii-öelda regulatsioonid, siis me selliseid asju läbi peame tegema, nii et siit ei saa nagu väga selgelt öelda, et pannes nüüd osa nendest varadest on ka suunisega antud Eesti Energiale teha, mida me nüüd siis nii-öelda kahjumisse võtame. Kui ei oleks meil õlitootmist, ja õlina tuge sellele, siis Auvere kindlasti neid töötunde täna ei saaks turult, mida ta teeb. Et kui ma vaatan aasta 2025, Auvere töötas 5200 tundi. Seda ainult tänu sellele, et ta põletab põhimõtteliselt nulli hinnaga paneme turule, me võtame kahjumi sisse elektri tootmiselt, kuna Auvere oma hind ületab turuhinda, sest turuhind aastal 2025 oli mälu järgi ütlen 80, natuke alla vist, ja Auvere oma hind on sellest kallim, et me tegelikult võtame sisse kahjumi, et uute gaasist toota energiat, aga seda ainult selle tõttu, et õlist saadud tulemus seda kompenseerib. Teised plokid ju töötavad kõik, et kui siin 3. plokk töötas 34 tundi aastas ja me paneme sinna sisse 40 miljonit töökindlusinvesteeringuid, siis me teame, et see raha kunagi tagasi ei tule. Et seda ei saa teha, sest omaniku ootuses on meil kapitalitootlus 7%. Et see valem ei lähe lihtsalt kokku. Ja siin ongi see küsimus, et kui me seda energiapoliitika kujundame, siis see peab toetuma ka sellele, et milline on regulatsioon, milline on paratamatult alla oma hinna varasid luua ei ole mõtet ja neid ka turule panna ei ole mõtet. Seda täna tehakse, seal on omad põhjused, nii et sellise 1000 ja 2000 tunniste töö hulkadega aastas ükski elektrijaam ennast ära ei tasu. Nii et nad on kahjumis kõik. See on tänase lühike kokkuvõte meie baaskoormusest.
ja kuidas neid nagu hoida. Võin näidata siin ühte elementi teile, et kui küsite, et miks on rikkeid nii palju, võtan väikse sellise kaitsemehhanismi ka, koledane asi. Raino Pojo selle päevas. See on siis siin üks seade. Ma saan siit ringi käima, võtke selle lapi pealt. See on siis keevkihtploki amortiseerunud ülekuumendi, mida peab parandama. Seda tuleks vahetada kõikidel jaamadel ära. Selle hind on 20 miljonit või 15-20 miljonit per jaam 2 katla osas. Ja kui me seda ei tee, siis me neid lekkeid lapime. Iga lekke lappimine on nädal. Aga see on odavam, kui teha selline rekonstrueerimine, sest see ennast kunagi ära ei tasu. Et aitäh. Nii, aitäh. Härra Laats, palun järgmine küsimus ja siis Promolmas. Ja aitäh härra Turekol, et tõsi ta on, et me oleme ju sellest teadlik olnud ja pidevalt on need teemad ju ka siin samas komisjonis läbi käinud, et katlad peavad pidevalt töötama ja kui nad ei tööta, siis tekivad tõrked ja muudki jadad on ju. Ja see ongi see kogu üks probleem jadadest, probleemidest. Aga ma küsin nagu üle, et mis siis on praegu Eesti Energia siis põlevkivijaamade nagu nominaalvõimsus, mida te nii-öelda paberi peal kajastate ja mis on nagu reaalne, mida te suudate nagu tagada? Et kas või tänasel päeval. Et ma vaatan ka seda ENMAK-i, mis on mitu korda meil ka Riigikogus olnud, et seal on välja toodud, et kuskil reservina me peaksime hoidma kuskil 1000 megavatti, ja nagu mina aru saan, siis tegelikkuses neid võimsusi ei ole, võib-olla eksin, see on esimene küsimus. Teine küsimus, kui te kajastasite erinevate siis energiaallikate, siis alusallikate hindu. Üks oli siis tuulikute poolt toodetav elektri hind oli seal siis 175, mis jõudis turule. Siis oli gaasi poolt toodetud, põlevkivi poolt toodetud, eks nad olid enam-vähem ühte auku. Tuulikute puhul oli see odavam. Aga üks hind, mida te tõite välja, hüdro, mida toodetakse Lätis ja minu arust see oli isegi kallim kui põlevkivi hind. Et kuidagi loogika ei lähe nagu kokku, aga kas siis üleüldiselt, kui me vaatame seda Nord Pooli siis hinnastamissüsteemi, järelikult ikkagi see väide, et keegi püüab lõigata suuremat kasu, seos sellega, et meil puuduvad siis baasvõimsused. Et siis nagu see on ikkagi vastab tõele, kaasa arvatud ka selle hüdro puhul, mis on praegu joonistunud välja. Ja kolmas küsimus, kui ma saan esitaks ministeeriumile, ma loodan, et peate ka arvestust selle üle, et kui palju siis tegelikult riigieelarvesse laekub üle raha. Sellest, et praegu on meil kõrged elektrihinnad. Ma räägin käibemaksust, ma räägin CO2 hinnastamisest, et millal neid arve huvitav saaksime teada. Et ma loodan, et kuskil esimese kvartali lõpus oleks sellised esialgsed arvestused tehtud, vähemalt aru saama, kui palju siis Eesti inimesed on pidanud selle perioodi jooksul üle maksma elektri eest ja kui palju siis riik sai lisatulu riigikassasse. Aitäh. Aitäh. Küsimus oli palju. Püüan vastata. Täna juhitavate võimsuste poole pealt siis Eesti Energial on bruto, siin on jälle netobruto, aga võtame siis võimsuse poole pealt. Auveres on meil 6 energiablokki ja Narvas on 7. Nii et meil on põhimõtteliselt siis 7 energiablokki erinevate võimsustega. Osad plokkide võimsused on seal maksimumi lähedal, osad on siis turbiini elueast tingituna madalamale keeratud. Nii et selles mõttes täpne summa on seal 1270 megavatti on täna, millega me arvestame varustuskindlusesse, mida need plokid on võimelised olukorras, kus nad on tehniliselt korras toimetama. Saartalitluse kokkulepe on meil 1036 peale tehtud selle varuga, et meil oleks selle nii-öelda lepingu täitmisel selline varu. Et me oleme ülekattega ja nagu siit näha oli, siis 1036 10%-lise tolerantsiga me Auvere rikkumise all sageli täita ei suutnud, kuna toimus veel muid rikkeid. See on siis see kokkulepe. Siin on, millega tuleb arvestada, mida me ei ole tahtnud teha veel, on see, et juhul, kui me võtaksime saartalitluse ja selle nii-öelda 10-päevase ajaakna täitmise, siis me kindlasti blokke turule ei paneks.
Ehk see annaks meile rikkete osas jälle leevendust, et küsimus on kompromissis, mida me otsime täna. Meil on esimene kuu jaanuar on olnud, kus me töötame saartalitluse režiimis ja otsime ühiskonna jaoks kõige mõistlikuma kompromissi. Kus on see turult teenitud raha versus siis saartalitluse kulu, et mida rohkem me teenime turult, seda madalama saartalitluse kulu ühiskonnale. Et see on tegelikult see balanss, kus me peame selle kokkuleppe leidma. Võib-olla lihtne vastus, kui ma siia peale vaatan, oleks see, et me ei pane plokke käima ja oleme valmis saartalitluse režiimis täitma 1036 megavatti. Aga see tõstaks elektrina kõrgemale, et see ei ole ka lahendus. Nii et. Lisaks sellele on meil siis veel elektritootmisvõimsusi Irus ja ka siis, kui võtame selle salvestuse ja selle poole pealt, et see oleks siis vastus, millised on siis juhitavad elektritootmisvõimsused põlevkivi ja nende hübriidblokkide vaates. Et erinevad rekonstrueerimised, mis me teeme, meil on plaanis teha, siis nad tõstavad seda võimsust, et me balansseerime seal 1270–1350 megavati vahel oma blokkidega, olemasolevate varadega. Ei ole plaanis ühtegi praegu ära lõhkuda, aga pigem rekonstrueerida neid, mis on hinna kvaliteedilt võimalik paremaks muuta. Nii et ega valikud on kitsad. Ütlen ka, et eelmine aasta siis, kui vaadata, me lisaks Auverele panime 40 miljonit ennetusremonti. Ma arvan, et tänase seisu me oleme seal, et Auvere puhul me jätkame ennetusremonti, teiste puhul me oleme ikka reaktiivselt, et me ei jõua seda ennetust kinni maksta. Et kui vaadata siia, siis me ei tea, kus järgmine korrosioon on, aga täna meil ei ole investeeringut, et välja vahetada terve see torude kimp, et siis me ei peaks seda keevitama. Auverel me suvel vahetame välja need ülekuumendid, seal me täidame seda hooldusplaani, sellised vigu seal ei tohiks tulla. Auvere on natuke teistmoodi, et see müüritise teema on kuidas ma ütlen, kokkupuude siis vale hinnanguga suvisel perioodil me tegime seal remonditöid ja võib-olla ka sellest, et Auvere puhul on näha, et kõik asju tuleb teha varem, kui plaan ütleb, et on veidikene, mitte veidikene, vaid päris kapriisne, nii et paratamatult tuleb teha need hooldusremonte varasemalt kui hilisemalt, et see on nagu, mida me õppinud oleme. Nüüd järgmised küsimused, ma nüüd lasin silmist ära, et hüdroenergia number, jah, juhitaval võimsusel on see hea omadus, et sa saad turult valida tunde, kus sa toodad. Et see on alati kahesuunaline, tuuleenergia seda teha ei saa, sellest tekib see hinna allaminek, aga hüdroenergia puhul on kindlasti võimalus valida jääolude ja kõigegi tingituna, et sa ei saa seda maksimumkoormusel töötada, et see kindlasti ei ole kuidagi nagu manipuleerimine, vaid pigem on nad toetanud seda nii-öelda hinnatippude alla toomist selle tööga, nii et ega ta töötab kahtepidi, nii et usun, et konkurentsi olukorda jälgivad ametkonnad on sellega kursis ja saavad aru, mismoodi see on, sest ei ole mõtet seda kogu veetased alla lasta ja siis tippe veel kõrgemaks lasta, nii et ega seda hüdrot on piiratud arv. Nüüd oli veel küsimus, korraks küsin abi. Siis oli juba kolmas küsimus siis, kui ma väga ei eksi, puudutas seda, et kui palju siis on kõrgete elektrihindade tõttu käibemaksu laekumine riigil kõrgem, kui on planeeritud. Õnneks või kahjuks Kliimaministeerium seda niimoodi ei jälgi, et seda kindlasti Rahandusministeeriumi käest küsime, kes meil fiskaalpoliitika eest vastutab. Küll aga ma tahaksin toonitada seda, et lihtsalt kui me võtame näiteks 2025. aasta elektrituru hinnad aluseks, et tõesti, eelmisel aastal oli tipuhindasid samuti märkimisväärselt, olid mõned tunnid, mis olid päris kallid, aga toonitan ka seda, et oli hästi palju tunde, kus börsil oli hind soodne ja alla 20 euro megavatt-tunnist märkimisväärsetel arvultundidel, et jah, see ongi just see, kuhu meid on see taastuvenergia integreerimine elektrivõrku viinud ja tänu sellele ka 2025 aasta elektri keskmised börsihinnad olid madalamad kui 2024. aastal ja lihtsalt, et meil siit valet muljet jääks, et põlevkivielektri puhul ongi tegemist hästi kallite ühikhindadega erinevatel põhjustel, et kindlasti sellist võluvitsa hästi madalale hinnale põlevkivielektrist ei saa olema. Absoluutselt nõus eelkõnelejatega sellest vaatest, et
juhitavad võimsused on riike vaja ja see peaks olema number 1 tegevus ja sellega nii Elering kui ka ministeerium täna tegeleb ja ka tulevikus. Ja kindlasti tahan selle ümber lükata, et tegemist ei ole kogu energeetikapoliitika vaatest ideoloogilise valikuga. Valik on puhtalt Excelil baseeruv, puhtalt majandusloogikal baseeruv, suunata investeeringuid taastuvatesse allikatesse. See on ka see, kuhu meil maailm liigub. Viimane IA raport 25. aastast selgitab, et 2/3 ülemaailmsetest investeeringutest energia tootmisesse läheb taastuvatesse allikatesse ja 1/3 läheb fossiilsetesse. See on fakt lihtsalt, et niimoodi nagu maailm käib. Aitäh. Proua Klaas, palun. Ja aitäh. Üks täpsustus oli ka CO2 tulude kohta. Et kui me nagu tervikuna vaatame kui palju me oleme kogu tulu riigina saanud siis aastast 2013 kuni praegu see on kuskil 2 miljardit eurot, mis on siis omakorda investeeritud siis ongi näiteks ühistranspordi arendamisse, energiatõhususse ja nii edasi. Aga mis on oluline, on see, et see sama tulu, mida siis CO2-st laekub, et see määr, mis siis iga riik saab, on määratud ajaloolise heite pinnalt. Ja ajalooline heide oli Eestis väga kõrge, mis tähendab see, et me maksame ühiskonnana vähem, kui sealt meil tagasi tervikuna tuleb. Ja selle loogikaga, et kui on investeeringud puhtamas tehnoloogiasse, siis selle vahe pealt tegelikult see netotulu tuleb. Ja ma tahaks tegelikult ühe märkuse teha ka Eesti seisukohtade kohta, et millest need aastal 2022 sai tehtud, kui lugeda neid seisukohti, nad on tehtud väga hästi. Et 3 aasta jooksul pole olnud vajadust neid muuta, sellepärast et kõik need elemendid, mis praegu on laual, kajastuvad tegelikult meie Eesti seisukohtadest. Nii hinna stabiliseerimise vajaduse arvestamine, kui ka siis see, et ei tohi konkurentsivõimet kahjustada ja nii edasi, et tegelikult need on meil juba tollel ajal seisukohtades kirjas. Nii et nüüd, kui tuleb ka uus pakett, eks ole, et siis on loomulikult vaja neid riiklikke seisukohti muuta. Aitäh. Nii, tänan proua Polomets. Vabandust, härra Aaviksel on vasturepliik või täiendus? Mul jah üks küsimus, et mulle tundub, et tänane debatt mujal Euroopas läheb tegelikult selles suunas, et see põhimõte, et me tegelikult müüme kvoote ja siis selle nullsumma mänguga ajame siis hinda ülesse. Kust see volatiilsus tuleb? Tuleb sellepärast, eks ole, et see mehhanism on disainitud volatiilne. Selle asemel, et oleks lihtsalt heitmemaks, mida saab kehtestada. See on põhimõtteline küsimus. Ma saan aru, et seal olid poliitilised põhjused, üks vajas mingit konsensusotsust, teist sai komisjon kehtestada, aga lõppkokkuvõttes on inimeste tehtud ja inimesed saavad seda muuta. Ja mina küsin, kas Eesti valitsusel on tänaseks seisukoht, et see mehhanism, mille me oleme kokku leppinud, see on põhimõtteliselt volatiilne. Mitte tehniliselt, vaid sellepärast, et me tegime ta volatiilseks. Ja kui me seda ümber ei vaata, siis me võime ju seda siluda ja patsutada. Aga mitte midagi ei muuta, seepärast, et ta on oma sisemiselt loogikalt niisugune. Ja selles mõttes võiks valitsus minu arvates oma seisukohta korrigeerida. Selles väike repliik lihtsalt. No kuidas me saame keelduda? Muidugi proua Klaas, palun. Tõepoolest see, et maks oleks kõige selgem, kõige kindel määr, tead, kuidas see toimib. Aga tõepoolest üks eeldab Euroopa Liidus siis kõikide liikmesriikide ühehäälsust, et makse muidu kehtestada ei ole võimalik. Et see on see põhjus seal taga. Loomulikult, kui poliitikud selle tõstatavad, et teeme pigem maksu, kõik liikmesriigid toetavad, siis kõik on võimalik. Nii, proua Polometsal on küsimus. Ja aitäh. Tegelikult on õudne kuulata teid, kuigi te räägite väga avameelselt, sest kui me niimoodi jätkame, me ju liigume pankrotikursil, et rääkida sellest ka, et me peame, et näete, et kogu maailm teeb taastuvenergiasse investeeringuid, et teeme meie ka. Ja ikkagi te tegelete nagu loosungitega selle asemel, et näha ja tunnistada praegust olukorda, et härra Vaks ütles ka, et
et kõige lahenduseks on teha juurde tuuleparke. Ja mina tahaks ka nüüd sellest põhimõttest aru saada, et kus see loogika on, et härra Hamburg tõi ka välja selle, et meil on 700 megavatti tuuleenergiat nominaalselt, aga töös heal juhul praegust oli vist 1 megavatt tootmist. Mitte 0, jah, 0. Tähendab, seda nii kõrvalt on seda nagu valus kuulata, et räägite, et ka riigile tuleb palju maksutulu ja kõik, aga tegelikult te hävitate tööstust, hävitate majandust selle ideoloogiaga. Muidugi teie ei ole süüdi, teie olete sõnumitoojad, vaid aga just seesama sõnum, et ma arvan, et meid ka praegust vaadatakse ja seletage ka tavalisele inimesele ära, kuidas praegusel hetkel aitab meid talvel päike ei paista, aitab meil tuuleparkide juurde tegemine. Kuidas see aitab meid? Härra Vaksile küsimus, aitäh. Jah, suur tänu. Ma pean seda korrigeerima, et härra Vaksi hinnangul ei ole kõigi murede lahendus elektrisüsteemides tuulikutes. Kindlasti ei ole, et ma selgitan veel korra, et soodsat elektrit saame me täna erinevatest allikatest. Esiteks meie enda tootmine võimalikult madala marginaalkuluga tootmisseadmetest, milleks meil Eestis täna on tuul ja päike. Lisaks me saame enamuse ajast soodsat elektrit sisse naaberriikidest, ehk siis antud juhul Soomest läbi ühenduste, kui need ühendused meil toimivad. Ja kindlasti ma pean toonitama seda, et juhitavad võimsused on Eesti elektrisüsteemi selgrooks ja neid peab täna juurde saama. Ma olen sellega 100% päri. Neid on vaja juurde saada, neid tegevusi on Vabariigi Valitsus teinud ja me teeme neid ka edaspidi. Ligi 1000 megavatti uusi võimsuseid aastaks 2035, fakt. Ja selles suunas täna tegutseme, aga lihtsalt senikaua, kuni meil uusi jaamu olemas ei ole, me peamegi vanadega hakkama saama. Ja täna on konkreetne meede laua peal, Elering ja Eesti Energia on omavahel lepingu sõlminud, hoiame vanu blokke nii kaua üleval, kui uued peale tulevad ja selles suunas töö käib. Aitäh. Nii, nüüd on härra Vagal oli lühike repliik. Repliigi korras lihtsalt proua Poolametsale minu arust ennem härra Tureiko ütles sellised sõnad, et siis jaanuaris tuul tootis kogu Baltikumi peale rohkem kui põlevkivi ja see tegelikult ju näitabki seda hetke olukorda. 2025 aastal siis taastuvenergia tasud vähenesid, siis taastuvenergia tootlus tõusis ja keskmine börsihind tuli ka alla aasta lõikes. Ja kuidas see jutt, et kuhu maailm liigub, mis on, ma tahaks näha inimest, investorit, kes investeeriks miljardisse uude Auveresse. Aga me näeme, et ju nii talletuse vaatest, aga ka taastuv vaates sinna see ju raha liigub. Just avati siis Baltikumi suurim akupark. Ja ei olnud riigi raha. See oli, investorid tegid seda, aga investorid ei ava uut Auveret, mis umbes 2 korda aastas töötab. Et aitäh. No 60 sekundit. Ta nimetas mu nime, aga me ju räägime praegu sellest probleemist, kui tuul ei puhu ja teie räägite jälle, et näete, et tuuleenergiat oli nii palju, et põlevkivi, millel on 5 maksu peal, et see ei ole konkureeriv. Me oleme probleemi juures. Meil on tuult selleks hetkeks, kui tuul puhub piisavalt. Aga me peame... Selle lahendus on talletus, proua Poolamets. Seal ongi see, et meil on vaja juhitavaid energiaid, mitte ka seda gaasi osta, sest gaas ei ole ju meie enda maavara ja see ka ju sõltub kolmandatest riikidest. Meil oli ju eesmärk saada kolmandatest riikidest sõltumata. Siin on, tundub, erinevad lähenemisnurgad. Aga mul on küsimus, paar täpsustavat küsimust tegelikult. Kõigepealt võtame praeguse olukorra, mis on siis meil välja kujunenud, kui ma õieti aru saan, jaanuar ja prognostiliselt ka veebruar tulevad kõrgema hinnatasemega, börsihinnatasemel, kui olid 22 aasta jaanuar ja veebruar. Kui ma vaatan, võrdlen neid nii-öelda börsihindu. Ja selles olukorras, kuidas siis härra Vaks praegu, ministeeriumi vaates on, kas see on erakorraline elektrienergia hinnataseme situatsioon?
Või see on normaalsus, mis on tingitud tarbimise tõusust ja see hinna kõikumine on paratamatu ja selles ei ole midagi tavatut. Et see on esimene küsimus. Ja teine sellest järeldub on, et kui oli 22. aastal, ma vaatasin, kui oli proua Kallase esimene valitsus, siis kehtis 7 erinevat leevendusmeedet. Väga erinevad, nende üle võib arutada, kas nad olid arukalt või vähem arukalt disainitud, see oli kõva ühiskondlik poleemika, eks ole. Aga selle mõte oli hinnašokist tulenevat inflatsioonilist koormust tasakaalustada. Nii ütleme siis nii kodutarbijatele, aga ka siis tööstustarbijatele. Et kas praegu ministeeriumi tasemel on analüüsitud seda praeguses situatsioonis mingisugustki leevendusmeedet, kas see on regulatiivne, on see siis maksukoormust puudutav või mingit tasaarveldust või tagasiarvestust puudutavat, kuna tõesti see kataloog erinevaid leevendusmeetmeid oli vägagi kirju 22. aastal. Need meetmed on, ütleme, määrustena protseduuriliselt on kõik olemas, eks ole. Küsimus on, et kas on arukas neid kasutada või mitte, eks. See on teine küsimus. Ja kolmas küsimus sellest tõukuvalt, et kas meil on erakorraline olukord või mitte, see on diagnostiline järeldus. Teine on, et kas mingisuguseid meetmeid kaaluda või mitte. Ja kolmandas, kui nende meetmete katteallikana, kas on võimalik, härra Vaks, kasutada siis emissioonikaubanduse tulu kehtivate reeglite järgi või mitte? Aitäh. Ja aitäh küsimuste eest. Selle viimase hea meelega saadan siia meie asekantsleri juurde, et natukene ma enda mälu järgi saan siin seda täpsustada, aga kindlasti Kristi teab paremini. Mis ma tahan tuua välja ühe olulise aspektina, et tõsi, kõrged hinnad on probleem. Siin üldse vastu ei vaidle. Kas tegemist on nüüd sarnase kriisiga, nagu oli 22-23 aasta, siis seda, mis meil 22-23 aasta toimus, ma arvan, et seda iseloomustab kõige paremini fakt, et keset kõige soojemat perioodi 23. aasta augustis olid sarnased hinnad ja natuke kõrgemadki, kui meil täna jaanuarikuus kõige külmematel ilmadel. Et see iseloomustab olukorra kriitilisust ja oli tõesti põhjuseks väga palju muretseda. Need olukorrad on drastiliselt erinevad, siin ei saa kuidagi võrdusmärki vahele tuua. Teiseks, mis ma tahan öelda, börsi hinna peale me oleme siin väga palju kinni jäänud. Ega ka ise, olles hästi aktiivne elektriturul, just tarbijana ikka püüan leida parimaid lahendusi ka müüjate juurest ja minu senine arusaam näitab, et eelmise aasta fikseeritud hind samal perioodil ei ole üldse erinev sellest, mis meil sellel aasta on fikseeritud hind. Ja näha on, et enamus Eesti tarbijaid on täpselt samamoodi mõtlemas ja liigutaks fikseeritud pakettide peale. See on esimene asi, mis kindlasti kõige paremini kõrgete hindade juures aitab. Jah, ministeeriumis on läbi modelleeritud ennetavalt juba, et missugused need erinevad meetmed võiksid olla ja ülevaated tehtud, et missugused on erinevad tarbimised erinevate tarbijate gruppide lõikes ja kuidas oleks võimalik kas siis elektri puhul ühte või teist või kolmandat meedet rakendada, gaasi puhul või siis kaugkütte puhul, mis on samamoodi väga kõrge kuluga, eks ju. Et kindlasti need teadmised on ametnikel olemas ja oleme oma teadmistega siis toeks ka poliitikutele. Mis puudutab CO2 tulu küsimust nende meetmete rahastamiseks, siis nii palju, kui ma vanast ajast mäletan, kui me viimaseid kriisimeetmeid tegime, siis osaliselt oli võimalik CO2 tulust seda puht reeglite järgi katta, aga Kristi oskab siin ehk parem. Nii, Proklaas. Ja aitäh. Ütleme, kui tervikuna vaadata seda elektri hindade või kui palju keskmiselt Eesti tarbija maksab elektri hinda, kui suur on elektriarve kuus, Andrusel on kindlasti täpsemad andmed, aga ütleme, et keskmiselt üle 50% inimestest saavad arve vahemikus 10–50 eurot kuus. Kui nüüd see siis muidugi kindlasti erinevate sihtrühmade vahel jaotub ka, aga ütleme, et keskmiselt maksab siis Eesti inimene 10–50 eurot kuus elektriarvet. Siis haavatavatele sihtrühmadele, hoolimata sellest, mis on siis summa suurus, eks ole, on võimalik CO2 rahadest küll
siis seda elektri kõrgemat hinnakompensatsiooni põhimõtteliselt maksta, aga see on siis peab olema haavatavad sihtrühmad. Et sama loogikat kasutati ka siis, kui oli energiakriis, kus siis kompenseeriti nii CO2 tuludest kui riigieelarvest siis kõrget hinda. Proua Klaas, mul ongi küsimus selle kohta, et siin oli viide sellele, et aastast 2013 me oleme saanud emissioonikaubanduse tulusid läbi nende oksjonite ja siis oma maksustamise müügi. Oleme saanud suurusjärk 2 miljardit eurot. Kas meie statistika neid tulusid, mida me jooksvalt saame, arvestab neid maksukoormusena või mitte? Ehk teisisõnu, kas me loeme seda Eestis maksukoormuseks ühiskonnale, mis on peale pandud, või nagu aktsiisid, ütleme analoogiliselt, või kuidas seda võrrelda, ükskõik mis tüüpi maksustamisega, või mitte. Ja minu teine küsimus on selline, et mida akadeemik Aaviksoo siin alul puudutas, et ETS-süsteem on tänase tururegulatsiooni ja kogu energiapoliitika ja investeerimispoliitika ju selgroog. Kui me võtame eelduseks, me oleme kliimaseaduse puhul, ENMAK-i puhul võtnud eelduseks, et ETS-süsteem sellisel kujul disainituna ehk nii-öelda teatud tüüpi siis fossiilsete kütuste juhitavate võimsuste väljasuretamisena ajalises perspektiivis jääb kehtima. Ja kui nüüd kogu Euroopas on paradigmaatiline poleemika laual, et kas jääb kehtima või mitte, siis on ju põhimõtteline küsimus sellele vastata kõigepealt, mida me ise tahame. Mis meie enda mõistlik seisukoht on. Kus suundal see poleemika areneb, see on nüüd tegelikult tõepoolest arutelu tulem, millisel mõjul, kas ta jääb muutustes kuhugi pidama, aga ilmselt tuleb tõdeda, muutused toimuvad. Mingisugune muutused leiavad aset, kas nad väljendavad siis, on nad siis edasilükkaval moel, aga tõsiasi, kui Saksa kantsler ütleb vabandust, et me peame olema valmis ka ETS-süsteemi peatamiseks. See tegelikkuses on väga põhimõtteline käsitlus, ütleme Saksamaa, kes on olnud varasemas poliitikas ju selle põhiline läbisuruv ja realiseerida. Et minu küsimus on selles, esimene küsimus on, et kas ETS raha läheb maksukoormuse hulka ja teine on see küsimus, et millest me siis oma positsioonis lähtume. Kas me lähtume täna sellest oma energiapoliitikas, ma ei räägi nüüd ka nii-öelda riikidevahelises poleemikas töörühmades, et mida me tahame näha muutuses, aga kas meil enda energiapoliitiline käsitlus on olemas, kas ETS-süsteemi sellisel kujul tuleks põhimõtteliselt revideerida, kuna ta tekitab meile sisuliselt sama suurusjärguga juhitava võimsuse hinnakoormuse võrreldes moodustab ligi poole lõpphinnast. Ma jätan veel regulatiivse või maksuhinna sinna kõrval asetamata. Proua Klaas. Aitäh. CO2 kulu ja tulude poole pealt me vaatame mõlemalt poolt. Üks on see, mida me ühiskonna, mida siis ETS-süsteemi kuuluvad ettevõtted tervikuna maksavad, versus see, mida me siis saame sealt ühiskonnale tagasi. Just. Ja seal on, puhtalt praegu see loogika, et see summa, mis meil laekub riigina tagasi, on suurem kui see, mida me praegu ettevõtted maksavad. Sellepärast, et heide nendes käitistes on vähenenud kiiremini, kui mille alusel see kunagi arvutus tehti. Ehk et ta on ühiskonnana, me saame sealt praegu rohkem, kui me maksame. Kui laiemalt vaadata heitkogustega kauplemissüsteemi siis ülevaatamist, siis see diskussioon, mis seal laua ümber on, ei ole, et see valdav suund, kuhu riigid vaatavad, on see, et me peaksime seda süsteemi reformima, aga mitte tühistama, eks ju, et ta printsiibis, kui me vaatame neid tootmisi, mis siis selle ETS-süsteemi alla lähevad, siis seal on teinud Euroopa ettevõtted niivõrd palju investeeringuid, et ei ole mitte mingisugust huvi selles osas, et seda neid investeeringuid, mida on juba sellesse sootmise tehtud, me kuidagi oma eelist ära kaotaksime teiste siis kolmandate riikide ees. Ehk et kui me vaatame ka näiteks, ma ei tea, näiteks terase tootmine, mis läheb ka sinna ETS-süsteemi alla, siis väga selgelt, eks ju, Euroopa Liit oma tööstuse
tööstuse kiirendamise regulatsioonides vaatavad seda, et kuidas me saame eelise anda just sellele puhtamalt toodetud terasele, mis on Euroopa Liidus toodetud, võrreldes sellele, mis me siis kolmandatest riikidest sisse tooksime, mis on saastavamalt toodetud. Ehk et ma arvaks ja seda, et need diskussioonid lähevad pigem selles suunas, et kuidas siis seda Made in Europe tehnoloogiat eelistada ja kuidas heitkogustega kauplemise süsteem seda saab tervikuna toetada, et see liigub tõenäoliselt selles suunas. Aitäh, nüüd oli härra Allasel vist teine küsimus. Aitäh, et mul oleks küsimus härra Tureikole, et kui teie ettevõtte või Eesti Energiale kuuluks siis 1200 megavatti meretuuleparki ja siis kuskil 400 megavati võimsusega juhitav gaasijaam, millised oleksid elektrihinnad, kas nad oleksid kõrgemad, kui olid meil jaanuaris või oleks madalamad, kui olid jaanuaris? Jah, meretuulepark. Aitäh küsimusest. Nüüd me vaatame Baltikumi konteksti ja siis 1200 megavatti meretuulepark on väga suur võimsus. Et kindlasti viib ta keskmise hinna alla Baltikumis. Gaasi elektrijaam paratamatult käib käsikäes siis tuulevõimsuste lisandumisega, et vältida neid volatiilseid hindu. Nii et keskmisena võiks öelda, et hinnad langevad. Kuidas ta mõjub nüüd jaanuari hinnale? Ma arvan pigem positiivselt, sest meretuuleparki ekvivalent baaskoormusega on suurem kui maatuuleparkidel, nii et selles osas kindlasti toetab. Miinuspool on lihtsalt see, mis sellega kaasneb, kuna meretuulepargi CAPEX on võrreldes maatuuleparkidega kõrgem, ehk kindlasti meretuulepark eeldab teatud toetusskeemi, et üle elada need madalad suvised päikserohked tunnid, kuna sel ajal tootlus langeb, et seal on jälle teistpidi, et ta toetab hindade langemist kindlasti talvel, aga samal ajal siis investorite kindlust tuleb tagada siis toetusskeemiga, ilma toetusskeemita see ei juhtu. See tähendab seda, et meil tuleb väga kõvasti vaeva näha, siis võib-olla see on positiivne probleem üle tootmise ajal energia kasutuse leida, et see nii-öelda ei jääks peale maksmisele. See on küsimus ka. Härra Alasel on täpsustus. Ja, et kui Nord Pool loodi, siis seda nagu ühiskonnas ei öelda ausalt välja, siis ju tegelikult lepiti kokku, et need nii-öelda see CAPEX ühelt poolt tuleb selle volatiilsusega tasa, aga teistpidi ikkagi sellega, et ilma regulatsioonideta, hinnamehhanismideta või toetusmehhanismideta see ei toimi. Aga me nüüd nagu üritame süsteemi, et me toetusmehhanismi ei paku, aga soovime saada madalama hinda, see on ju ebareaalne. Nii et siis kas on üks või teine, et on ju nii? Aitäh. Jah, ega investorid ju teevad oma otsused nii-öelda tasuvuse pealt, ega ju pangad ka raha ei anna, kui tasuvust ei ole projektil. Nii et seda riski, mis me näeme paratamatult kaasneb ületootmisega, juhul kui me ei oska seda kanaliseerida nii-öelda tööstuse lisandulva kasutuse peale, ega need mehhanismid ju maailmas on kõigil ühesugused erinevatel riikidel, et mõni riik on selles suhtes edukam, mõni on vähem edukam. Et me näeme siin Soome liigub käsikäes kaugkütte reformiga koos taastutuuleenergiaga, sest ilma kaugküttes üle jäävat energiat kasutamata see reform ei õnnestu. Osad riigid siis suurendavad tööstust ja vaadates siin Eesti Energia tuulepargid on Leedus, me näeme väga selgelt, seal on tänase regulatiivse seisuga vesinik, et ma ei taha anda hinnangud vesinikule, aga selgelt see, et seal on grandid vesiniku kasutuse tõstmisel ja see on ainuvõimalik viis siis ülejäävat energiat võtta kasutusele sel hetkel teistel kujudel ja anda sellele lisasissetulekut, mitte olla kahjumisprojektidega. Nii et neid variante on mitmeid, aga tervikuna ikkagi tuleb tegeleda siis kõrgete hindadega talvel, et saada need alla. Siin ei ole väga häid lahendusi, kuna madalam marginaalkulu on tuuleenergial ja seda on talvel olemas meretuules eriti rohkem, aga siis tuleb tegeleda sellega, et mis siis saab suvel üle tootmisega ja samuti muude jaamadel on siis väljakutsed turule pääsemisega, et siis leida rakendusenergiale suveperioodil. Ülesanded on erinevad, tervikuna ikkagi eesmärk on ju kõigil viia keskmine hind aastas alla ja mitte taluda neid hinnatippe, mis paratamatult tänase süsteemiga kaasnevad. Nii, härra Aaviksel on täiendusrepliik.
Mul küll võib-olla hiljaks jäänud, siin oli arutluse all, et kuidas käsitleda neid ETS-i ühikute tasusid, siis need ei ole õiguslikus mõttes, ei ole nad maksud ja just see oli siin ka selgitatud, miks seda ei saanud kehtestada siis, kui üle-euroopalise maksuna, kuna puudus poliitiline konsensus. Aga tegelik probleem on laiem. Et ma tean, et kunagi on Riigikohus võtnud seisukoha selles osas, mis on taastuvenergia tasu. Ja nüüd on veel lisaks ka saartalituse tasu. Ja need ei ole ühest küljest, nad ei ole formaaljuriidilised maksud ja nad ei ole teisest küljest ka ostumüügitehing, me ei saa vastu mitte midagi. Ja see käsitlus on selline, et nad õljuvad tegelikult õiguslikus mõttes õhus. Nad on teised maksed või teised tasud, vähemasti niimoodi ma sain Riigikohtu selgitusest ja siis õiguskantsleri omaaegsest selgitusest aru, et tegelikult nad tuleks ka Eestis õiguslikus mõttes selgemini klassifitseerida, kas nad oleksid tõepoolest maksud, seda on võimalik teha, või siis teisest küljest oleks nad väga selgelt selgitatud, mis on selle ostumüügitehing, mida me vastu saame. Praegusel juhul tegelikult makstakse raha ja mitte keegi ei saa küsida, mis sellest vastu saab. Ma läheks isegi sammukese kaugemale, sellises olukorras tegelikult, kui see eesmärk, milleks ta on seatud, ei realiseeru, siis selle eest ei vastuta Eestis mitte keegi, sest ta on õiguslikult niimoodi konstrueeritud. Et see küsimus vääriks tähelepanu, õiguslikku tähelepanu ja minu teada kuskil teises teenuste või kaupade valdkonnas meil niisuguseid täiendavaid mittemaksulisi või mittekaubalisi kulusid ei ole. Et see on ainult energeetikas. Aitäh. Nii, aitäh. Meil on nüüd järgmine oli härra Allas vist. Või teie olite? Vabandust. Aitäh. Mul on avatud küsimus, aga võib-olla äkki Tureiko võib alustada selle küsimuse vastamist, et kui vaadata Eesti ja Soome hindu. Eesti elektri hind selle aasta 1. jaanuarist kuni 8. veebruarini oli võrreldes eelmise aastaga sama perioodiga oli 48% kõrgem. Soomel oli sama võrdluse mõistes oli 3 korda, ehk siis 300% kõrgem. Mis see teie ekspertide hinnang on, et miks see Soome hinnatõus oli nõnda siis 6 korda suurem tegelikult, kui oli Eestil samal perioodil? Et mis meid selles küsimuses nii-öelda aitas? Aitäh. Ma loodan, et ma mõistsin selle küsimusega. Soome on traditsiooniliselt olnud odavad marginaalkuludega tootmise võimekustega varustatud kindlasti. Soome puhul on täna näha selgelt, loomulikult külm talv aitas selle kaasa tarbimise kasvu, et seal tekivad need väga tihti. Soome on viinud ka Eesti hinna kõrgemaks kui Läti-Leedu. Need on nüüd küsimus piiriüleste võimsuspiirangute tõttu, sellised anomaaliad tekivad. Oli hea võimalus siin 2 nädalat tagasi olla vestluses, kus Rootsi energiafirma üks juht ja siis Soome energiafirma juht olid väga riiakad omavahel, kuna Rootsi süüdistas Soomet Aurora kaabli tõttu viidi ka Rootsis hinnad üles. Nii et see mure on nagu piiriüleste võimsuste kasutamisel nagu igal pool ühene. Et ma vastaksin sellele, et mis Soomes kindlasti on tarbimise kasv, on näha tulevikus kasvab, seal on kindlasti andmekeskuste lisandumine üks nendest, aga teine oli siis ka selle jaanuari puhul see külm talv ja sellega seonduvad kulud, et tekitas seal Soomes ka nõudluse kasvu sellise, mis mõjutas ka meie energiahindade tõusu. Tihtipeale Soome aitab meil hindu hoida madalamal, siin veebruari alguse perioodil Soome töötas vastupidiselt, et see nüüd sõltub väga hetkel sellest, et milline on see nii-öelda energia tootmise puudujääk või siis ülejääk, et sellest sõltuvad siis need turuhinnad ka kujunevad nii palju, kui riigiülesed võimsusülekande seadmed seda võimaldavad. Nii et täpselt vastust see on väga keeruline, aga selgelt see, et Soome oli üks meie hinna dikteerija siin veebruari alguses, tõenäoliselt tuleb ka tagasi, kui külm ilm jätkub ja Soome on ka energia puudujäägis siiski, me peame sellega arvestama, sealt alati ei pruugi saada odavat energiat. Mul on küsimus nüüd, härra Vaks, et ma saan aru, et ettevalmistamisel
millal see peaks siis tulema, on uus maismaa tuuleparkide vähempakkumine. Praegu, et ütleme, et mu küsimus on, et valitsuse poolt planeerituna, et mis ajal seda kavatsetakse välja kuulutada, kui see nii on, vähemalt siis varasema avalikkuse informatsiooni pinnalt. Ja kui palju on see nii-öelda siis selles tuulepakkumis, vist oli 1 teravatt, eks ole, kuni mahtudele, et kui palju on siis tegelikult see nii-öelda sotsialiseeriv garantii ülempiirina, mida siis antakse sellele teatud aja jooksul selle hinnataseme pinnalt, et palju see kogusummana oleks. Ja teiseks, mul on küsimus nüüd selle kohta, et kui me kõneleme, et meil on praegu nii-öelda energiadefitsiidiga seoses ka tegelikkuses kerkis või hinnatase siis kasvas, eks ole, mis on meil jaanuar ja nägime ka nüüd veebruaris on veel järsumad kasvanud. Ma saan aru, et ministeeriumis need erinevad võimalikud leevendusmeetmete mehhanismid on olemas, aga niisugust otsust ei ole langetatud selle kohta ja seda saaks, et CO2 emissioonikaubanduse tulusid saaks kasutada nii-öelda vähe kindlustatud inimeste kompensatsiooniks, aga see on siis juhtimisotsus, eks ole, kas seda teha või mitte. Et mul on küsimus, et kui ütleme, et niisugune defitsiidi olukord tõstab hinda, siis miks tuuleenergia, kui ma õieti saan aru, et tuuleenergia tootmine võrreldes detsembriga jaanuaris kukkus 66% ja veebruaris on veel kukkunud, ütleme siis keskmisena. Miks siis tuuleenergia tootmine, Eesti tuuleenergia tootmine on pidevalt ajas kukkunud, samal ajal kui hinnatase on kasvanud? Et kui me ütleme, et me ehitame taastuvenergia põhiseks oma energiat, miks siis tegelikult selle energia turule tulek käitub loogikas, kui oli viide, et sellel on ka suhteliselt madalam hinnatase, käitub täpselt vastupidiselt. Tootmine väheneb järsult. Härra Vaks, millest niisugune paradoks? Alustan tagant poolt, et kui 25. aastal Eesti tuuleenergia tootmine kahekordistus, siis 25. aasta elektri börsihind oli võrreldes 24. aastaga samuti umbes 10% väiksem, nii et seda tendentsi, et rohkem võimsust turul ja kõrgem elektrihind faktipõhiselt ei ole. Teiseks tulles algusest peale, jah, see vähempakkumine on Kliimaministeeriumile ette valmistatud, oleme saatnud selle materjaliga valitsusse juba ammu. Ja maht on umbes 1 teravatt-tund miinimumina, aga võimalusena siis suurendada seda 2 teravatt-tunnini, kui pakkumisi vastavalt on. See tähendab siis tasemel umbes 350 megavatti uut tuuleenergiat kuni 700 megavatti uut tuuleenergiat. Ja teravatt-tunni maksimaalne teoreetiline kulu lõpptarbijal on umbes 20 miljonit eurot aastas, juhul kui tuulepark mitte midagi turu pealt ei teeni, mis on ainult teoreetiline võimalus. Nii et need kulud on meil selgelt hinnatud ja üldine hinnang ka näitab seda, ja seda on Tallinna Tehnikaülikool eraldi analüüsi teinud, et kui me viime Eesti elektrisüsteemist taastuvenergia osakaalu tasemeni umbes 70–80% kogu portfellist, siis need investeeringud koos toetustega on veel arvestades toetuste vajaduste hinnalangust ühiskonnale kasulikud. Ehk siis täna on see piir meil veel kindlalt saavutamata, sinna on meil veel jupa aeg minna. Ja loodan, et üsna pea saame ka selle 6. vähempakkumis välja kuulutatud. Aitäh. Härra Allasel oli küsimus. Aitäh. Et mis ma jätkan siit, kus komisjoni esimees alustas, et olgu see siis 1–2 teravatti, mis võiks lisanduda nende maismaa tuuleparkidega. Aga kui palju reaalselt täna on valmis neid ehitusvalmiduses olevaid dokumente mitmele megavatile või siis kokku energiale teravati osas, et palju neid reaalselt ehitatavaid on hetkel? Aus vastus on, et täna ei ole ühtegi tuulikut, mida on reaalselt võimalik kohe hakata ehitama. Lihtsalt planeeringu menetlused ei ole jõudnud sinna maale ja see on arusaadav probleem ühiskonnas, täiesti mõistame. Aga prognoositult järgmise 5 aasta jooksul palju neid võib reaalselt hinnates tekkida mitmele, kui palju võimsusele?
Seda vähempakkumist välja kuulutades me oleme diskuteerinud turuosalistega just sellest vaatest, et kes siis on nõus vähempakkumisel osalema nende tingimuste vastu, mis me oleme välja töötanud. Ja sealt on meil tulemus mitme arendaja käest olemas, kes oleksid nõus pakkumist tegema niimoodi, et 30. aastaks ka vastav kogus oleks tootmises. Ehk siis selle järgi ma ütlen, et vähemalt teravatt-tunni jagu arendajad ise planeerivad, et on võimalik uut tootmisvõimsust Eestis hiljemalt 2030 aasta arendada. Aitäh! Aitäh! Härra Lats! Ja, aitäh! No siin toodi ka ühe näite hea kolleegi poolt, et kas 1200 megavatti nominaali merel ja 400 siis megavatti gaasi, maismaagaasi. Et kas sellest nagu piisaks, selline süsteem nagu toimiks on ja siis, et kuidas see mõjutaks jaanuarikuu hindu. Ja siin kohe pöörati ka tähelepanu, et küsimus ei olnud jaanuaris, et mis me selle siis kogu selle võimsusega suvel teeme. Ja sellest lähtuvalt ma ikkagi küsin, et kui praegu te kuulutate välja selle hanke, meie inimesed maksavad ju selle kinni läbi toetuste, mida te ju praegu ka kavatsete potentsiaalsetele arendajatele anda. Aga mis me selliste võimsustega teeme ikkagi ka suvel? Et kui me räägime praegu sellest 350 installeeritud võimsust, aitäh! Esiteks peab ütlema, et ärme vaata Eestit saarena. Eesti ei ole elektrisüsteemi mõistes saar. Meil on tugevad ühendused põhjasuunas, lõunasuunas. Ja küllap see toodetud elekter nii täna, eile kui ka homme jõuab tarbimisse nii Eestis kui ka mujal ekspordina. Nii et sellest vaatest uut tootmist me kindlasti ei karda ja hea meelega võtame iga toodetud megavatt-tunni süsteemi vastu ja sellele jällegi öeldes juurde, et Tehnikaülikooli analüüsid väga selgelt näitavad, et kui me siin toetame taastuelektrit nii palju, et Eesti süsteemis oleks taastuelektrit 70-80% tänase 50-60% asemel, siis on see tehing jätkuvalt tarbijale soodne. See toob elektri lõpphinna alla. Aitäh! Olukord on kuidagi nagu paradoksaalne, et härra Tureikul on veel repliik ka teinud. Ma tahtsin siia juurde veel öelda, et eks olemasoleva toodang võimaldab siis ka seda kasutada tootmisse panna, ehk tekib uusi tootjaid juurde, aga ma tõin selle detsembri kuu peale näite, et siin oli väga hea näide, et Eestis langes tuuletoodang 60 pluss gigavatt-tundi detsembris võrreldes siis jaanuariga, et see on suur langus. Sama langus oli ka Leedus, aga miks ma seda mainin on see, et Leedus on täna arendatud erinevate võimalustega üle 2000 megavati maatuult. Ehk seal ei ole pidurdunud see areng. Sama turukeskkond kui meil ja tegelikult Leedus langus siis detsembris oli 565 oli jaanuaris toodang ja 495 oli detsembris. Nii et ütleme, siin on see valikute küsimus, et täna Leedu jätkab jõuliselt taastuvenergia tootmist. Nende eesmärk on jõuda 0 impordini aasta lõikes ja sellega siis omamaist tööstust elavdada. Et see näide lihtsalt ka väärib nagu märkimist, et Eestis on 600, ligi 700 megavatti tuulikuid, Leedus on täna juba 2000 ja me näeme tegelikult, et see langus, mis Eestis oli protsentuaalselt üle poole, oli Leedus ainult 20% selle tuulikute olemasolu juures. Nii et see dünaamika on nagu laiem, et me peame vaatama siis terviksüsteemi, et täna selgelt Leedu liigub sellel kursil, et ja ma arvan ka õieti, nemad siis ekspordivad meile elektrit sel hetkel, kui meil on puudujääk. See on nagu nende tänane poliitika ja vaadates siis ka Litpool lingi avanemist toodi varasemaks, et see kindlasti ekspordivõimekus Baltikumis ka kasvab, nii et siin ei ole nagu lahendamatuid probleeme, pigem on küsimus, et millise energiasüsteemi lahendus me valime ja milline annab kõige parema tulemuse siis tarbijate vaates ja ka majanduse vaates, et see on tähtis.
Nii, härra Järveoja. Aitäh, et ma tahtsin seda öelda, et siin kõik räägivad mingisugust leevendusest ja kompensatsioonist, et Alexela näiteks sügisel, kui tegid lepingu, fikseeritud hinnaga lepingu, said 7 sendiga, praegu on 11,6 senti. Et kuidas me hakkame siis inimestele, kes nagu fikseerisid oma hinna, et nendele me ei maksa või kuidas see leevendus üldse käib, et ma ei oska öelda. Et iseenesest, kui sa fikseerisid ära hinna, siis on kõik okei. Aitäh. Aga kuidas ministeerium on seda küsimus, kui te ütlesite, te olete välja töötanud mehhanismid kompenseerimiseks 22. Kuidas 22. aastal lahendati fikseeritud paketi ja börsipaketi küsimus, et see oleks ka nii-öelda õiglane majanduslikus mõttes, nagu oli härra Järve osundas? 22-23 aastal... Ei, ma mõtlen 21-22. 22. aasta jaanuar, veebruar, märts kompensatsioon. Just, et seal... ei eristatud, nii palju kui püüan mäletada, ei eristatud müügipaketi küsimust. Seal oli konkreetne kompenseerimine vastavalt müügimahule ja jutu all ei olnud üldse ainult elektri hind kui selline, vaid ka võrgutasud. Nii et oli pigem toona oli see selline üldisem kompenseerimine. Arusaadav. Mul on küsimus härra Konistile, et avalikkuses on kõlanud väited, et kui me kõneleme siin energeetika, ideoloogilistest valikutest, et kas vastab tõele, et Haridus-Teadusministeerium Tallinna Tehnikaülikooli ka sõlmitavas ülikooli rahastamise tegevuslepingus on seadnud üheks omapoolseks nõudmiseks või ettepanekuks siis põlevkivi energeetika õppetooli, sellisel nimetusega õppetooli siis, ma ei tea siis, muutmise või keelamise või tühistamise, või kuidas seda öelda, formuleeritud. Ja mis on tegelikult, kuidas see on teie hinnangul siis kooskõlas nende põhimõtetega ka mitmekesisusest energeetikas või ka selle energeetika või loodusressursi uurimistraditsiooniga, mis on meil olnud üle sajandi, eks ole. Tänan küsimuse eest. Tallinna Tehnikaülikoolis on 8 riiklikku tehnikaprofessuuri ja need loodi nüüd rohkem kui 10 aastat tagasi ja valik tehti siis sellistes valdkondades, kus Tehnikaülikool võiks toetada siis erinevaid tööstusi erinevates majandus- ja tööstusvaldkondades. Ja üks nendest professuuridest siis oli tõesti põlevkivitehnoloogiate professuur, et millegipärast täna on arvamus, et tegemist on ainult põlevkivienergeetikaga, siis seda see kahjuks nii ei ole. Et tegemist on ikkagi põlevkivitehnoloogiate professuuriga ja tõesti on selline suunis tulnud, et seda tuleks nagu teha. Kui nüüd minu käest küsida, et kas me peaks seda tegema, siis mina leian, et me ei peaks seda tegema, sellepärast, et ainult meie teame, mis on meie maapõue sees ja kui me teame, mis meie maapõue sees on, üks nendest on siis maapõuressurssidest ka põlevkivi ja kui me teame, kuidas seda ka siis väärindada ja väärtustada, siis oskame seda ka tootmises riigi hüvanguks ära kasutada ja üks temaatika, millega ma olen ka tegelenud, ongi ka näiteks siis põlevkivi asendamine mingisuguste muude toormetega, et kui ongi juttu, et võib-olla põlevkivi me riiklikult otsustame või ühiskond otsustab, et me ei saa või ei taha kasutada, siis on võimalik leida ka teistsuguseid alternatiivseid ressursse, mida on võimalik väga efektiivselt kas siis olemasolevates tootmisseadmetes või siis võttes kasutusele uusi tehnoloogiaid nendes uutes seadmetes kasutusele võtta. Nii et ma arvan, et tegelikult igapäevapoliitika ja teadus ja õppetöö, need võib-olla võiksid natukene rohkem lahus olla, et see teadmiste pagas, mis on viimase 100 aastaga loodud, seda kindlasti peaks hoidma ja mida ma kindlasti tegelikult veel tahaks, on see, et riik pigem võiks rohkem veel panustada selle valdkonna arengusse, sest täna me räägime ainult põlevkivist kui õlitootmise, elektritootmise seisukohalt, aga siin räägiti ka Euroopa tööstusest, räägime Euroopa terasetööstusest, aga kõige suurem
siis CO2 emiteerija täna, kui võtame energeetika kõrvale, on tsemendi tootmine, siis tuleb terase tootmine. Et ka põlevkivist on võimalik toota mineraalseid materjale. Esimene sellest on tuhk, mida saaks siis kasutada ka tsemendi tootmiseks, aga seda on võimalik kasutada ka siis mineraalse väetisena, muulaparandana, ehk tegelikult seda potentsiaali on palju ja ma isegi ei hakka minema nendesse haruldatesse metallidesse, mida on võimalik seal väärindada, et see on valikute küsimus. Selge, aitäh. Proua Klaasi repliik. Ja aitäh. Ma tegelikult arvan seda, et riigi poliitika ja teadlaskond võiks teha väga suurt koostööd selleks, et need Eesti võimalusi selle puhta tööstuse võidujooksus ära kasutada. Ja ütleme, mis puudutab maavarasid, siis et seal nagu, ma arvan, see mõttesuund on õige, et kuidas väärindada meie kohalikke ressursse rohkem, kui me oleme seda väärindanud praegu. Ja kas näiteks põlevkivi näite puhul me kindlasti, kui need suunad on seal, et me väärindame teda teisel viisil ja kõrgema lisandväärtusega kui põletamise teel, siis see on nagu see suund, kuhu kogu Euroopa ükskõik milliste ressursside puhul liigub. Nii et räägime me, ma ei tea, puidust, turbast, põlevkivist, ükskõik millistest muudest maavaradest. Nii et ma arvan, et see koostöö peaks siin olema pigem suurem kui väiks. Aitäh. Ma siis tänan kõiki osalemast. Ma arvan, et siin on oluline teemade ring avanes tegelikult ka ootustega, et ma arvan, et tõesti on mõistlik paluda ka komisjoni liikmetele teadmiseks aastate lõikes, kuidas see CO2 emissioonikaubanduse tulu riigil on laekunud ja mis tüüpi projektideks, milleks seda on õigupärast siis kasutatud. Ja ma saan aru, et moodustab ka teatud delta, mis on siis nii-öelda omamaksete ja saadavate tulude vahel, siis ütleme riigiseeselt, et oleks huvitav seda teada. Ja teiseks, mis on väga oluline, on tõepoolest siis see küsimus, mis puudutab Eesti positsioone ETS süsteemi puhul ja ma saan aru, et meie viimased pärinevad siis tervikuna FIT 55 paketi läbirääkimistest ja võib-olla on palve, et kui need saata, siis meelde tuletuseks, need tõesti kinnitati vist 2022. aasta, oli vist jaanuarikuus, eks ole. Ja kolmandaks, et kui Kliimaministeeriumil on mingisuguseid nii-öelda alusandmed, siis oleks huvitav komisjonil kindlasti neid teada, kui te kõnelete, et nii-öelda kompensatsioonimeetmete kohta, et see oleks vägagi huvitav täiendav informatsioon siis komisjonil, et mis on ettevalmistusfaasis praegu siis ministeeriumis, mis puudutab neid kompensatsiooni andmed. Et igal juhul siin on, ja kui on ka tegelikult, ma arvan, oluline teada, kui on välja töötatud või kas seda on võimalik avalikustada turuloogika järgi, ma ei tea, aga et ka see projekt, mis puudutab siis maismaa tuuleparkide vähempakkumist, et kui seda on võimalik ka komisjoni liikmetele kätte saadavaks teha, kui see on seotud mingite turureeglitega, et siis turuosalistele võimalik seda, et siis on arusaadavad need piirangud. Aga ma tänan kõiki ja ma arvan, et see arutelu jääb üles, sest tegelikult olukord on paradoksaalne. Meil on hinnatase börsil kõrgem, kui oli 22. aasta jaanuaris-veebruaris, tõsi küll, oluliselt erinevatel põhjendustel, aga praegu meil valitseb vägagi suured küsimärgid meie energeetika küsimuses, kogu Euroopa trendide osas, aga tegelikult ka loomulikult meie enda valikute osas. See on, küsimärgid on jätkuvalt väga suured õhus. Aitäh!